Welcome to JK Jazz 2009. Tere tulemast! Ootame teid kõiki JK Jazzi Jõekäru suvekodu džässifestivalile aastal 2009. Nimekad esinejad tulevad Eestist kohale ja puhastulu festivalist läheb Eesti suvekodu heaks, nii et selle poolest ikkagi olgugi, et meil tulevad Toronto esinejad sinna ja kuulajaskonnas on ikkagi inglise keelt valdavaid ka päris rohkelt kohalikke ja Torontost, aga ikkagi, ta on ikkagi Eesti asi, nii kaart on selle poolest sobiv. Eestist tulevad meile näiteks Õngukülast Hiiumaalt, kus mu vanemad on pärit, mitte sugulane, aga Hanna-Liina Rõisa tuleb, elab nüüd pool aega New Yorgis. Saksamaalt tuleb Kristjan Randalu lennukiga kohale. Pärnust tulevad Liisi Koitsun ja Marek Talts teisipäeval juba siia ja meil on juba kohal, mida me Jõekäärule juba loosime eelmine aasta Ain Agana idee jagamisega, et kutsume Viljandi kultuuriakadeemiast noored muusikud siia, et Jõekäärul olla korraks, maitsta meie seda noorte laste suvekodu miljööd ja esineda meie festivalil. Seda teeme juba teist suvet ja Marje Soomre ja Teet Kaur on sel suvel siin ja neil on väga põnev aeg olnud ja loodavad väga ladusalt laval ka esineda. Me ootame isegi neid väga noori esinejaid. Meil on oma esinejaid ka siit nii palju, et ma ei saagi kõiki mainida. Helena Lepik tuleb laulma, meil on oma Jüri Kimsto. Meie oma Jüri Kimsto, kes on laagris ju pea kokku olnud aastaid. Tal on niisugune vahva hääl, et Jõekäru täitsa rõigas eelmine suvi, kui ta lavale tuli paariks palaks. Meil on tõesti suuri talente lavale loota ja üllatusi on alati. Pühapäeval võib-olla näeme Armas Maisted jälle ja kes teab, meil on muusikalisi sõpru niisuguse festivaliga, nad nagu nakkavalt tulevad meile pakkuma ja loodame, et tuleb. Sure, we've got a whole bunch of international talent coming to the festival. We've got a Cuban trio Rumberos coming with headed by Joaquin Nunez, who has been with us the first year only in a percussive capacity, now with his trio. That's amazing. We've got the backup pit band, which is largely prominent Canadian jazz players. On drums, Terry Clark. On piano, we have Adrian Ferrugia. His fiancée will be coming and performing, Sophia Perlman. So we've got some wonderful Canadian players, Alexander Brown, a great Cuban trumpeter, hopefully John Johnson with tenor saxophone. Don't forget Erik Sostar, Erik Sostar is on the Toronto scene, but he's Canadian-Estonian. It's a third. That could be Eric right now saying, "Don't forget to mention me." So we're looking for just a great kind of a combination of experiences and talents on stage, and the beauty with jazz is that you can mix it up and sound as fresh as ever. And to the musicians, that's what we're offering as well, because we can't bring whole ensembles over because the proceeds all go towards the camp. But there's an awful lot of work that's involved with. You don't just put people on stage to perform. There's a massive amount of work required at the front end. Tomas has been doing the lion's share of that. And he's again probably called out by some permit organization or some other authority that we need to cross some T's or dot some I's. It's incredible. We have to build perimeter fences. We're having an art exhibit this year, which we're super excited about. Maybe you can talk a bit about that. The best measure of how well the festival's been accepted over the first 3 years is that the mayor of Georgina, Jõekäru suvekodu, the summer camp, resides in Georgina town. The mayor's been a supporter from year one, and the town has supported it as an official festival of the town for the last 2 years.
We also have greetings from the provincial Member of Parliament, Julia Munro, and the federal minister is Peter Van Loan, who is also of Estonian heritage, and he's sent his greetings, and we expect him to make an appearance at the kickoff of the festival. So it's starting to grow, and it's building some momentum in the local community as well. And what better way to raise funds for the camp than by extending our reach both to the people and to their wallets who reside in the neighborhood and can easily come and attend this terrific festival. Jazz on niisugune laia vaatevinkliga muusikaline stiil või segment, et iga muusikapala, mida sa esitad oma loomingu mõjuga või ettekujutusega, võib olla jazz. Ja selles mõttes on lavalt tõesti positiivseid, üllatavaid etteasteid. Ja nagu Terry Clark ütleb juba mõned aastad, kellel see festival väga meeldib, kes on 300 plaati lindistanud ja Grammy'sid võitnud, ütleb, et me oskame seda läbi viia, sest et me hoiame ta värskena ja heli ei ole kaugeltki nii tugev ja massiliselt vali, nagu oleks teistel festivalidel ja meil on nagu niisugune, tema ütleb väga nii comfortable jazz environment seal. Jõger on ju välis laager põhimõtteliselt, meil on seal telk, nii et kui seal isegi vähe piisab vihma, me saame oma programmiga 100% läbi viia. Meil on õhtune köök rikkaliku õhtu söögiga, hommikul on pühapäeval šampanjeriga, kui on soove, French toastiga brunchi. Mõtle ise, võtad brunchi pühapäeva hommikul ja kuulad, kuidas Kristjan Randalu mängib klaverit. Kui te olete teda kuulnud ennem, me toome temale Steinway Concert Grand klaveri väärt rohkem kui 3 suvilad Jõegerus. Toome sinna lavale, $145,000 on see klaver väärt. Nii et, ja see on väga väärikas esineja ka, nii et selles mõttes sinna tulevad niisugused massilised positiivsed asjad, et ma ise ei saa oodata aega. Telk, millest Allan rääkis, et see ise on 40 jalga korda 100 jalga suur ja sinna alla mahub lava, mis võtab selle 3 meetri pikkusega suure deep klaveri vastu ja telgialune on laude toole täis, nii et inimesed ei pea mitte tulema nagu mustlased või telgitajad tulevad, sõidavad autoga kohale, autoparkla on meil kohe jazzfestivali krundi kõrval, tulevad, võtavad endale süüa, juua, käivad kunstitared külastamas ja siis olgu päike tuline või tibutagu vihma, igati läheb see festival täielikult korda meil. Nii, head inimesed, minu poolt veel üks suur aplaus, sest näiteks mina ei tea esitanud ühtegi eestlast, kes laulaks läti keeles. Live is Rationalis! But the record on the back here later, the whole band, they have to play some parts like this.
Alar Soomre. Tere, mina olen Teet Kaur. Et me esineme see aasta Jõekääru džässfestivalil. Ja ma olen juba 2 aastat. Minul on see 1. aasta. Ja on väga tore olla tagasi. Et eelmise aasta emotsioonid on väga head. Väga meeldiv oli juba see, et me saime tuttavaks niivõrd toredate inimestega, kes on Kanadas ja isiklikult mul oli väga hea meel saada tuttavaks Raivo Tahvenooga, kellega mul on au olnud ka edaspidi natuke musitseerida koos. Et see festival andis sellele suure tõuke. No minule praegused Kanada muljed on siiamaani ainult laagrist. Laager oli väga tore, sest lapsed on toredad. Eriti siis, kui sina ise nendega tore oled. Et kui ma ausalt ütlen, siis ma olen välismaal veetnud pikemalt aega erinevates riikides, aga Kanadas on siiamaani olnud kõige kodusem. Laagris oli rohkem selline tunne, nagu oleksid Eestis. Ja nagu teine Eesti. See oli nagu teine Eesti. Teine Eesti ühiskond. Jaa. On põnev. Igalt poolt, sest neid oli ikka USA-st ja isegi Eestist. Californiast ja igalt poolt. Ja Eestist ja Rootsist. Ja Rootsist, jah. Erinevatest kohtadest. Mõtlesin see aasta eesmärgiks, et ma püüan olla eeskujulikum lauluõpetaja kui eelmine aasta. Eelmine aasta kuidagi, mina tegelesin väikeste tüdrukutega ja mul oli kuidagi aega oli väga vähe ja siis ma ei saanud ette valmistada, aga see aasta on laager nagu tagas ka selle, et oleks aega valmistada ette tunde. Et see oli väga hea ja ma tundsin, et ma andsin ennast rohkem kui eelmine aasta. Et nii kahju oli, et pille ei olnud, et sa oleks jäämale ka bändi teinud. Täiesti üllatav oli see minu jaoks, et ühel hetkel, kui ma küsisin, et kas keegi mingit pilli mängib, siis tuli välja, et mul on seal trummar, mul on bassimees, kitarrist, klaverimängija, et oleks Jõekäärul vaid pillid, siis saaks teha täiesti nagu laagribändi. Et jaa. Mina isiklikult kindlasti laulan päris mitu rahvalaulu. Kuna me oleme Viljandi Kultuuriakadeemiast ja seal on selline eraldi suund kui pärimusmuusika. Ja meid on sellega juurutatud juba päris pikka aega. Et see on kindlasti üks asi, mida me teeme. Kindlasti teen mõned standardid, et ikka džässmuusika nõuab standardeid. Ja vast mõned iseenda lood, paar tükki. Ja siis lihtsalt selliseid soulilikke või midagi sellist. Saategrupiks on house band, et eks ta varieerub, mõned lood ehk saab teha lihtsalt koos väga hea klaverimängijaga. Aga ma sain see aasta vahetusõpilaseks Rootsi kooli Malmösse, et mind ootab nüüd tagasi minnes kohe reis Malmösse. Et ei jõuagi Eestis olla pikka aega, ainult 2 päeva ja kohe tagasi sõit Rootsi. Praktiliselt sama lugu. Ainult, et mina ei lähe vahetusõpilaseks, vaid lähen aastaks Prantsusmaale. Et võtta aeg natuke maha ja mõtelda järgi, et kuhu poole ma oma eluga peaksin minema või mida tegema. Lihtsalt seal on, Prantsusmaal on üks koht, kuhu on võimalik niimoodi minna ja ma olen seal varem käinud ja ma tunnen seda kohta. Muusika ma võtan endaga kaasa. Tahaks väga tänada Allan Liiki, et on sellise võimaluse andnud ja on sellised sidemed loonud Viljandi Kultuuriakadeemiaga. Ja. Loodame, et see side muutub veel tihedamaks ja inimesed hakkavad käima Kanadast Viljandi Kultuuriakadeemias. Jah, see oleks tore. Ma loodan, et sealt Viljandi Kultuuriakadeemiast tuleb ka pärimusmuusikuid, kes toovad midagi ehtsat Eestile omast siia. Kas või sinna laagrisse või võib-olla ka festivalile. Jah, järgmine aasta näiteks. Jah. Sweet time.
just the time. When you're waiting to sleep, baby. Change your care for me. Now if you really, really care for me, Let's go get another back here later. The whole band. Dave, they play some part of us like this in the beat.